Meil on ka nüüd umbes 25 minutit ja ma tahaksin väga saalist võtta küsimusi, sest ma olen täiesti nõus sellega, millega Robert lõpetas. Et seda dialoogi on vaja ja arutelu on vaja. Aga avaküsimuse ma küsin ise. Et kui nüüd viimase, tõesti, mina olen saanud neid arutelusid siin Riigikogu saalis 8 aastat peaaegu jälgida ja seal see lähteeeldus puidu puhul on justkui see, et puu loomulik olek on puit ja kui me puust seda puitu ei tee, siis on vaja väga tugevalt ära tõendada, et mingisugust majanduslikku kahjut ei kaasne, keegi kaotust sisse ei võta. Aga kui me eeldaks, et puu loomulik olek on mets, siis tuleks justkui tõendada seda, et kui me ta sealt metsast ära võtame, et siis ei kaasne kahju. Nüüd põhjus, miks me näeme puud justkui puiduna ja sealt tuleb väärtus, Paavo ettekandest vastus tuli, et see on küll omaaegses metsaseaduses puidu saamine on 1/9 ülesandest, aga on eelarvetulu või majanduse käimas hoidmiseks, on see töötasuna välja makstav raha. See on see, kus me näeme raha, et üle 90% sellest rahast metsaga seonduvatest ülesannetest tuleb just puidu saamisest. Aga nüüd teile küsimus esimeseks, et kas te näete ka vajadust, et me võiksime lähtuda sellest, et puu loomulik olek on mets ja vaatame, et mis on see, mis Eesti jaoks siis ma ei tea, majanduslikult mõistlik ja kasulik raiemaht oleks, mida me selle puiduga teeme, et nii kaua, kui me lähtume sellest, et me peame tõendama, et selle metsa kasvama jätmine on ikkagi meile majanduslikult kasulik, nii kaua me ei jõua raiemahtude vähendamiseni ja looduse seisukohast mõistlike otsuste tegemiseni. Et kas olete te nõus, et mingisugust sellist taustaeeldustest on muutust vaja? Vaata, sa jäid väga mõtlikuks, aga on sul vastus olemas? Ei ole, aga me ju erinevate nende vanasti varem öeldi metsakategooriad, ütleme, on kaitsealud, range kaitsega metsad, on piirangutega metsad, on tegeletakse aktiivselt kogukonna aladega, et seal ju neid väärtusi väärtustatakse. Jaa, nii on, aga millegipärast, kui me saalis arutame, siis see ei jõua nii tugevalt pilti, et see raha räägib üle. Aga Raul, kuidas sinult? Kas sul on tunne, et me praeguses sellises mõisteruumis või eeldused, millest kõik lähtuvad, kas me seal saame looduse jaoks mõistliku otsuse tegemiseni jõuda või on vaja tööd teha nende aluseeldustega ka? No ilmselt erinevates seltskondades oleks siis seda tööd tarvis teha. Aga kui teadlasena vaadata, siis selline asi nagu multifunktsionaalne metsandus, sellest on väga palju teadustöid ja Soomes on sellest nagu palju räägitud ja analüüsitud, modelleeritud, et missugune see metsandus peaks olema, et need erinevad funktsioonid, mida mets peaks täitma, millest üks on ka siis puidu saamine, et need kõik üheskoos toimiksid ja üks põhijäreldus on, et selline intensiivne metsandus, nagu praegu Põhjamaades on, sellisel kujul sinna komplekti ei sobi. Et seda tuleb, see on üks väga oluline eesmärk, aga see ei tohi prevalveerida teistele, nagu ta praegu vähemasti Skandinaavias on ja mulle tundub, et ka Eestis. Ja aitäh. Ja tõesti see väga olulise elemendid, et erinevates seltskondades ja tõesti mina peegelsin seda arutelu, mis meil Riigikogu saalis toimub ja seal mul on tunne, et sellist mingisugust väärtuselist nihet on vaja. Aga Robert, kuidas sinuga? No eks see ongi see mõte, mida ma püüdsin ka enda kõnes edasi anda, et jah, on täiesti erinev arusaam, mis asi on puu, mis asi on mets, mis sellega tuleb peale hakata, kas üldse tuleb peale hakata, kui midagi peale hakata, siis kuidas seda peale hakata. Mulle tundub, et ühine arusaam puudub. Nagu sa ütlesid, eri seltskondades on täiesti erinevad seisukohad, nii ongi. Ma arvan, et isegi lahkne visioon võib ühe seltskonna sees läbi joosta. Kuidas arusaamad ühtlustada, absoluutselt ei oska öelda. Aga siis küsime publikult, et andke käega märku. Küsimusi on palju. Nii et Faristo, Ma tõesti ei tea,
Sa võid täiesti subjektiivselt valida, kellele sa selle mikrofoni annad. Näed, mul vedas. Riigikogus on sajandi alguses 2005. aasta paiku arutatud ökoloogilise maksureformi, mille eesmärgiks oli mõte, et laiendatult kehtiks printsiip, et saastaja maksab, et meil põlevkivisektoris on see, fossiilkütuste kasutamise sektoris on see saastaja maksab küllalt hästi ära reguleeritud, CO2 saab mõõta, seda saab maksustada ja nii edasi. Aga kui me nüüd metsanduses vaatame, et meil sellise muude loodusväärtuste osakaal metsades järjest kahaneb, siis kes selle väärtuse kahanemise kinni peaks maksma? Kas see peaks tulema üldisest maksurahadest looduskaitse näol, millised kulud järjest suurenevad ja suurenevad, mille vastu metsatööstuses tõuseb järjest suurem vastumeelsus, et metsi järjest rohkem kaitse alla võetakse. Miks metsanduse sektoris ei kehti sarnane printsiip nagu teistes sektorites, kus saastaja peab enda kahjud ise kinni maksma, et miks metsanduses see ei kehti, kui ometigi ka Riigikogus on seda arutatud juba, see on meie säästva arengu strateegiatesse ka kirja pandud, aga kuhugi sedasi ei ole jõudnud. Või vaidlete vastu, et seda ei peaks üldse sedasi arutama? See on muidugi hea ja pikk küsimus. Minust nagu puidutööstust siin eraldi välja tuua on natuke keeruline, sest tegelikult ju tuleb hüvitada ainult teatud väga spetsiifilised välismõjud, mida tootmine põhjustab, enamasti mingite heitmete näol. Me ju suuremat osa tööstusi ja mis iganes valdkondi tegelikult ei maksusta neid ja neid väga ulatuslikke mõjusid on ju väga palju, alates, ma ei tea, mürast, liiklusest, ma ei oska öelda. Ma arvan jällegi, meil ei ole ühiskonnas kindlat kokkulepet, me ei ole selles kohas, kus me oleme ise selle lõpuni läbi mõelnud. Mina olen seda teemat juristidega arutanud ja et mul on olemas selline ideaalnägemus, aga ma olen üsna kindel, et see ei taha ühiskonnas lennata, vähemasti teatud seltskonnas. Aga et iseenesest metsaseadus defineerib oma alusparagrahvides kohe ära, mis asi on säästlik metsandus, millele ta peaks vastama, kuidas ta peaks toimima. Aga sealt edasi on väga palju asju sellest jäetud lahtiseks ja see, mis siin nüüd välja toodi, et tavapärane metsamajandus, näiteks neid elurikkusega asju, ei säilita, samamoodi metsaseaduses ei ole tegelikult see metsanduse jätkusuutlikkus kuidagi ära kirjeldatud, turg peaks seda reguleerima ja ministeerium seda väga ei taha reguleerida, aga et kui metsaseaduses oleks see siis nagu tegelikult välja toodud, milline on siis see säästlik metsandus või ka see multifunktsionaalne metsandus ja kui keegi siis majandab näiteks metsas intensiivsemalt, kui see on see säästlik metsandus, siis talle lähevad maksud peale. Ehk siis lageraie langimaks? No tähendab, seda ma nüüd nii täpselt ei ütle, et kui, ma arvan, et lageraie iseenesest ei ole asi, mida peaks välistama Eesti metsadest, et küsimus on mahtudes ja proportsioonides, aga et need asjad nagu teadlikult läbi arutada, analüüsida ja siis need äärmused, mis on, et ühelt poolt äärmus, kes väga intensiivselt majandab, toetab neid, kes on siis seal teises äärmuses, kes hästi vähe majandavad. Et see komplekt võiks toimida, et see oleks minu jaoks ideaal. No, ilmselt me ei ole valmis selleks, aga millest oli juttu minu arvates selle metsanduse arengu aastani 2030 ettevalmistamise protsessis oli raadamise korral makstav hüvitis. Ma ei ole kursis, kas ja kui kaugele sellega on jõutud, aga üks selline näide, mis oli vähemalt aruteludes. Ja mina pean nentima, et see peegeldab seda sama aspekti, mida mina küsin, et me tegelikult arutame kompensatsioone sellest, kui mets kaitse alla võetakse, mitte see, et tuleks maksustada näiteks raie intensiivsuse järgi. Et me tegelikult kogu aeg arutame loogikas, mis ei toeta
toeta säästlikku metsamajandust, mis ei toeta puude kasvama jätmist. Aga käsi oli palju. Kas mikrofon on? Jaa, palun. Õnnestus saada enda kätte, aitäh. Tarmo Tüür Eestimaa Looduse Fondist, aitäh teile kõigile kolmele, et ma ei ole varem näinud, et nii palju käsi kuskil korraga tõuseb. Aga küsimus Robertile, et kas vähem raiudes saab rohkem teenida ja võib-olla ka mõni mõte, et kuidas sinna suunas nagu liikuda võiks, kui saab? Nagu ma enne püüdsin selgitada, et see on nii kompleksne teema ja liigselt sinna isegi minna ei tahaks. Mina isiklikult arvan, et saab, aga see eeldab suuri investeeringuid. Ja selleks, et neid investeeringuid üldse keegi julgeks teha, peab tal olema tuleviku ettenägemise võimalus ja kindlus olukorras, mis aga omakorda sõltub raiemahtudest. Et see on selline natuke nokk kinni, saba lahti olukord. Teoorias ma usun, praktikas on keeruline. Ma siiski täiendaks seda, et Maaülikoolis Meelis Teder kaitses oma doktoritöö innovatsioonist metsanduses. Ja sealne põhijäreldus oli see, et kui ressurssi on vähe, siis algab innovatsioon. See toimibki turu järgi. Et selles mõttes, ja ta tõi näiteid siis sellest, et kuidas 2000-ndate keskel raiepiirangud pandi rangemaks, kuidas siis metsanduses innovatsioon hakkas toimima. Et turg ka reguleerib seda. Vabandust, ma küsin siis kohe vahele, kas me räägime siis ikkagi Eesti puidust või Paavo slaididel oli näha, kuidas vaatamata Vene puidu ärakukkumisele meil import on ju kasvanud, kui ma õigesti mäletan. Et nii kaua, kui väljast on võimalik lõputult juurde tuua, siis kuidas suruda seda innovatsiooni, et kas siin on mingeid muid meetmeid vaja? No turg ikkagi reguleerib, et väljast toodev puit on kallim oma transpordikulude tõttu. Ja ma kinnitan seda Rauli öeldud just, et ikkagi see importpuit on kallim, mis tähendabki, et ettevõtted tegelevad oma tootmise efektiivistamisega. Aitäh. Nii, kuhu mikrofon on jõudnud? Ühele naisinimesele. Suurepärane. Aitäh. Naisinimene ma küll olen, aga nüüd sattus nii, et taas Eestimaa Looduse Fondi esindajana küsin. Et mingist otsast te siin juba seda lahkasite, aga Rauli slaididelt oli näha, et uuendusraiete pindala selleks, et meil metsatagavaraga oleksid lood head, peaks olema ligemale poole väiksem praegusest. Et kas te tahaksite natukene avada, et mis sellise vähenemise korral võiks juhtuda puidutööstuses ja kas siis kukub Eesti riik kokku, kui meil on nii palju vähem uuendusraieid? Ma siiski täiendaks, et praegu on 34 000, et see võiks langeda 22 000, et see on kolmandiku võrra. Aga mis siis juhtub? Kui me nüüd otsustaks, et tõepoolest kõik tahavad stabiilsust, kui me suudaks siin saalis ennast kokku võtta ja leppidagi sellega, et järgmiseks, ma ei tea, 10-15 aastaks on raiemahud kolmandiku võrra väiksemad, mis siis on 8 miljonit tihumeetrit aastas? Mina arvan, et seda peakski tegema, aga kindlasti ei tohi seda teha ühe aastaga, et see on pikem plaan tuleb teha, kuidas niimoodi, et metsatööstus liiga pihta ei saaks. No valimistsükkel 4 aastat. Kui me lepime 4 aasta peale järk-järgulise vähenemise kokku, mis on tagajärjed tööstusele? Kui seda 4 aastaga teha, siis see on endiselt üsna kiire muutus. Mina tahaksin ikkagi rõhuda seda külge, et tavaliselt muutused on ühiskondlik kokkulepe, et kui valijad annavad oma toetuse erakonnale, kes sellist poliitikat lubab ja siis erakond selle ellu viib, siis ei saa selle vastu vaielda. Aga kui ühiskond seda ei leia, siis nii ei juhtu. Ühesõnaga siit me järeldame, et jätkusuutlikule uuendusraiete mahuni jõudmine on tegelikult lootusetu, jah? Ma kommenteeriks üldse seda mõtet nende raiemahu suurusest, et see tundub ka sellise lihtsustatud lähenemisega, ütleme 10, ütleme 8, hästi 4, aga meil on ressurss või tähendab
ennekõike seda raiet võimaldab puidu tagavara. Ma esitan ise küsimuse, kas me suudame kokku leppida, milline on Eestimaal optimaalne puistute tagavara? Pakkumine, nõudlus, omanikud teevad otsuseid, kuidas valitsus, Riigikogu mõjutab inimeste otsuseid, kas ta tahab seda teha, et oma metsa nii või naapidi majandada. Pluss siis nõudluse pool, et see on selline raiemaht ju kujuneb mitmete tegurite koosmõjus. Ja on veel küsimusi? Toomas Lemming, Uustalu Põlistalu. Raul Rosenvaldi ettekandest nägime, et füüsiliste isikute ehk ütleme talumetsades on see raieintensiivsus tunduvalt väiksem kui firmametsades. Kas me sellest võime järeldada, et talumetsade majandamine on säästvam või jätkusuutlikum? No kindlasti on. Mis muidugi selles füüsiliste isikute metsades on, et see on väga kirju, et osad majandavad ka väga intensiivselt ja teised ei majanda üldse, aga üldistusena kindlasti füüsiliste isikute metsade majandamine on jätkusuutlikum. Aga siit teine küsimus edasi, aga tänini praegust riik soodustab just firmametsade majandamist ja firmametsade suurenemist kõikvõimalike majanduskeskkonna soodustustega ja toetustega. Kas see suund on siis õige, et me läheme rohkem firmametsanduse poole ja kaotame pindalaliselt ja isikuliselt vähem talumetsi? No, ma isiklikult arvan, et see on halb tendents, et pigem võiks soodustada, et need metsaomanikud, kes oma metsa majandavad nagu oma vara, mitte ainult kui tuluallikat, et nende osakaal võiks olla suur ja võib-olla suuremgi, aga ma tõesti ei näe, kuidas see juriidiliselt võiks seda piirata, et ühtede juristidega rääkisin, siis nad ütlesid, et reaalsus on see, et siis otsitakse tankistid, kuidas neid asju majandatakse. Aga ma olen nõus ja toetuste poole pealt, jah, praegu on nii-öelda lageraiepõhise majandamise peale väga palju toetusi, aga täiesti puuduvad näiteks püsimetsanduse peale. Et see on tasakaalust ära küll. Üht vana asja meelde tuletades nüanss, millest ehk ei ole avalikkuses väga palju räägitud, on omaaegne tulumaksuseaduse muudatus, mille kohaselt õigusvastaselt võõrandatud vara võõrandamine oli tulumaksuvaba, aga kui omanik, kas ta müüs raieõigust või eriti kui ta töötas puitu ise üles, siis tulid seal juurde veel ka sotsiaalmaks, nii et see maksukoormus tõenäoliselt soodustas seda, et eraisikud ka veidi lihtsamalt müüsid oma vara. Ja täna see tegelikult on ju rakendatav, et kui tal oli juba oma ajal positiivne efekt, võtame nüüd viimase küsimuse. Tõnu Ploompuu, muuhulgas ka ülekeskmise metsaomanik. Nüüd mul tekkis majandamise seisukohalt selline küsimus, et praegu on see, et need halvad ja head tooted, eks ole, et nende vahekord nagu on paratamatu, eks ole, kui palju on see odavaid tooteid, palju on kalleid tooteid. Kas on kuidagi raieid mõjutades võimalik seda kvaliteettoodete osatähtsust suurendada? Ja igal juhul on, et teadliku metsamajandusega on üsnagi hästi võimalik seda mõjutada. Jah, väga lühidalt nii ongi. Jah, kindlasti on. Noorendike hooldamine, arvendusraie, sealt kujundatakse tulevikupuud ja kvaliteetse puiduga puud. Ja nõus sellega, mis öeldi, aga et ma lisaks veel ühe asja ka, kuidas seda, mida meie metsadest raiutakse, Euroopa Liidu toetused pelletitele tähendavad seda, et see lööb selle loomuliku turu segi,
et kui loomulikul turul siis nii-öelda eelistatakse neid tooteid, mis kõrgema lisandväärtusega tooteid, aga nüüd, kui toetatakse massiliselt kõige odavamat asja, siis talumehel, kellel on küsimus, kas ta läheb tema mets on selline, võiks teha lageraiaga, ka peenikene on, et kui lasta veel 10 aastat kasvada, siis saaks palki rohkem, aga ta mõtleb, aga energiapuit, see on nii kõva hinnaga, ma saan selle raha kohe kätte ja ma raiun ta nüüd kohe ära ja kuna seda paberiput tuleb nii vähe, võib-olla panen kõike energiapuitu ja võt see asi, mis mõjutab tegelikult ka Eestimaa raieid ja see on asi, mis on väga paha, ma arvan. Ja aitäh, suur tänu kõigile küsijatele ja muidugi eelkõige siin panelistidele ja ettekannete tegijatele. Ja nüüd elu irooniana, kuna meil on siin slaidi peal näpukas, siis me saame nentida, et tööstuse esindajal õnnestus jääda anonüümseks. Aga tänan ja tõesti, ma võtan ka kokku, et keerukas teema, kiireid, lihtsaid lahendusi ei ole, dialoogi on vaja, aga need otsused, mis me teeme, et need ei tohiks vähemalt pakkuda äraspidist motivatsiooni. Aitäh!